Tere tulemast Sakulete podcasti, mina olen Heneli ja täna on meil külas Berit Einsalu, kes on Slim tervisesalongi eestvedaja ja looja. Tere tulemast! Tere! Kust tuli selline idee alustada Slim tervisesalongiga? See on selline üks asi vist teiseni teekond. Ma olen töötanud ilukliinikutes ja ühes projekti raames ka ühes ilu salongis turunduse valdkonnas. Ja kui see viimane kinni pandi, siis nad pakkusid meile, et see pind jääb vabaks, et äkki te tahate üle võtta. Ja me tegelikult olimegi ükskord mehega parasjagu Kaunases Algrise korvpalli vaatamas. Ja siis seal kuvatakse ekraanile neid inimesi, kus on see kisscam ja siis sinna ilmus mu vana ilukliiniku töökaaslane. Ja siis ma pärast, kui me tagasi sõitsime ja mõtlesime, et nagu mees ütles, et miks mitte nagu see ellu viia, siis ma tegin talle nalja, et ütlesin, et kui seesama töökaaslane, keda ma sealt ekraanilt nägin, on nõus kampa lööma, siis teeme ära. Ja siis ma helistasin talle ja rääkisin sellest ideest, aga ma ei arvanud reaalselt, et ta sellega nõus on. Ja siis ta ütles, et muidugi, davai, teeme ära. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et me tegelikult plaanisime üldse välismaale kolida mehega, aga me oleme alati mõelnud midagi nagu just tervise valdkonnas teha. Ja siis sellega seoses oligi see, et kuna ma ikkagi alati oma sõnade taga seisan, siis ma mõtlesin, et kuidas ma saan nüüd siis nagu öelda, et ma ei tea, et ärme siis ikka nagu tee. Ja siis saigi sealt alguse 2 nädalaga tegelikult pitchisime sõbrale, kasutasime seda Friends, Fools and Family meetodit, panime oma sõbra tiitli panti auto ka ja siis sealt edasi hakkasimegi pihta. Ja tegelikult iroonilisel kombel, kui nii võib öelda, siis täna oleme Kalev Cramo ja FC Flora taastusravipartnerid ka. Nii et kui käisime Kossu vaatamas, siis nüüd taastame neid kas siis vigastunud või siis aitame neil kiiremini taastuda läbi selle. Ja mis nii-öelda võimalused nende aparaatidega siis teie juures on? Et mis need eristavad siis näiteks tavalisest massaažist? Põhiprotseduurid on sellised lümfimassaažid. Ja mul on hea meel, et tegelikult täna räägitakse lümfisüsteemist päris palju ja lümfimassaažidega siis on lümfisüsteemil on erinevad lümfisüsteemi häired. See võib olla kas ilu või tervisemure, et meie oleme rohkem keskendunud sellele, et läbi tervise tegelikult lahendad ka sellised ilumuresid, et kui taastumine kas siis lihaste mõttes või siis rasvarakkude kogunemine, mis tekitab siis näiteks tselloliiti või tursed või liigset vett. Et see lümfisüsteem tegelikult ja lümfide töö ei ole inimestel sama, sest et lümfisüsteemil ja lümfidel puudub selline väljutusorgan. Ehk siis tegelikult on seda manuaalselt aeg-ajalt vaja tööle panna ja miks mõndadel inimestel siis ja miks tegelikult need aparaadid on väga head. Meil on 2 sellist teenust, on LPG massaaž, mis on siis Prantsusmaalt, on meditsiinist pärit ja kasutataksegi taastusraviks, algselt saigi sealt alguse ja ta hooldab samal ajal nii lihaseid kui ka siis seda nahakihti, kus meil siis tekivad erinevad ladestused. Et tegelikult samal ajal sa saad teha 2 ühes. Ja siis üks uus protseduur, mis on meil väga-väga populaarseks saanud, on endosfeer, mis on siis selline mikrovibratsiooniga ja selline süvakoe massaaž. Et kui eile õhtul oligi mul selline väga korralik lihastes naine, siis me lihtsalt vaatasime, et nagu esiteks see on nagu spordimassaažis küll natukene nagu teistsugune tunne, aga selline, et sa pärast tunne, et sa oled siuke, ma ei tea, väsinud, sul on võib-olla et see keha ei ole nii paistes, ja see lihas, et see on nagu siuke nagu hästi nagu hooldatud tunne, ma isegi ei oska seda selgitada, aga see on siuke, jah, hästi mõnus tunne ja mõjub ka närvisüsteemile ja unele, et jah, ta on nagu mitmel rindel selles mõttes väga hea.
miks teha. Ja siis meil on ka EMS-trennid, mis on tegelikult ka väga palju populaarsust saanud ja meie kasutame siis EMS-tehnoloogia lipulaeva X-Body seadmeid, et sellega kindlasti tuleb väga ettevaatlik olla, et kus kohas treenida ja mis tehnoloogiat kasutada. Ja see on samamoodi taastusravit pärit, et me kindlasti teame niisugust asja nagu elektriravi, aga kuna süvalihaseid treenitakse siis selle EMS-trenniga, siis umbes 300 lihast saavad 20 minuti jooksul tööd. Seega ta on nagu väga hea, kas siis näiteks sportlastele, et need maksimaalsed jõunäitajaid tõsta, treenida mingeid siukseid nagu mingid põlveümbruslihaseid, selliseid mikrolihaseid, mida on väga raskesti nii-öelda siis endal võib-olla treenida. Naistel, ma ei tea, diastaasi puhul või siis üldse selliste probleemsete siis kohtade puhul, kus sa siis ise ei saa siis võib-olla nii hästi selle trenniga sinna ligi või siis lihtsalt toetavaks lisaks või kuna ta kestab ikkagi 20 minutit, siis ütleme nii, et 2 korda nädalas 20 minutit ikka leiab. Kui ei ole laste või siis ükskõik mille kõrvalt aega. Aga räägi veel lähemalt, et kuidas see keha mõjutab üldse need massaažid? Need massaažid mõjutavad keha siis läbi lümfisüsteemi, kuna meil on üle terve keha voolab siis lümfivool, mis siis käibki koos vereringlusega koos, omavahel nad on hästi nagu seotud, siis tegelikult kui lümfivool, ütleme näiteks, kui ma siin praegu istun, ma surun selle koha kinni, siin all on lümf, siis siia tekib tihtipeale niisugused vedelikud ja need suruvad omakorda ka siis seda vereringlust aeglasemaks ja siis tekivadki täpselt tihtipeale sinna just nagu nendesse lümfipunktide lähedustesse tekivad siis need sellised ladestused. Ja siis me tihtipeale siis teame neid, kas siis ütleme, oi, mul on keha vett kinni või siis mul on sinna tekkinud mingisugused rasvladestused, on ju. Et põhimõtteliselt see tähendab seda, et need rasvarakud ei saa normaalselt liikuda, ehk siis seal puudub hapnik. Ja lihastes samamoodi, et kui me ikkagi päev läbi istume, me surume endal eriti selle tuhara ja reie tagakülje, mis on nagu ma alati ütlen, et tselluliit on selline kontoritöötaja mure ka natukene, et kui sa ikkagi 8 tundi järjest surud endal seda lümfivoolu kinni, siis tegelikult mida me sellega teeme, ongi see, et me anname ikkagi nagu väga suure mõju sellele, et see lümfivool jääb aeglasemaks, et need jääkained ei saa meil kehast ilusti väljuda ja siis nad jäävadki toppama sinna kehasse ja siis kuna seda hapnikku jääb vähemaks, siis neil nagu ei ole seal ruumi. Ehk siis nad jäävadki sinna puntrasse, eriti siis nendesse kohtadesse, kus me nagu kinni surume või ei tea, praegu ka siin see koht on ju, kui väga palju jalg üle põlve istud, siis jääb see koht tihtipeale, kas või hästi tihti üks jalg näiteks on valusam, et see ka nagu näitabki seda, et midagi sa teed seal ühe jalaga teistmoodi ja tihtipeale on niimoodi, et on näiteks mingi vigastus, ütleme, kas või sul on üks jalg kõrgem, ütleme, on juhte, on ju. Ja kui sa ei kanna teise jala puhul seda, et need oleksid puusad ja jalad oleksid samal maal, siis tegelikult sa ju ühe jala lihased kasutad rohkem või kannad last ühel pool rohkem, seistes seisad ühe jala peal, sest et see üks jalg saab ju lihas, saab rohkem koormust, et need on hästi palju selliseid või siis kui istudki kontoris, on ju, et siis vajub läbi, on ju, aga kui sul ei ole tugevaid seljalihaseid, siis tegelikult sellest tekibki enamasti need seljavalud. Lisaks sellele, et need on ikkagi nagu sellised pingeasendid. Et sellised, neid murest on hästi palju tegelikult, mida siis kas meie peamised need teenused EMS treening või siis, mis aitab väga hästi ka seljavalude puhul näiteks, et aitabki su selgrosirgestajaid väga hästi treenida ja intensiivselt ja siis need lümfimassaažid, mis aitavad lihtsalt selle, kas siis pinget vabastada või siis ka siis selle lümfidega seotud töö siis tööle panna. Aga sa oled ise tervisesalongi omanik, aga sa oled palju ka pidanud oma kehaga vaeva nägema, et kuidas see sind muutis ja mis seal taga oli? Ja ma arvan, et ma olen terve elu pidanud ikkagi nagu enda kehaga vaeva nägema. Ühtepidi on see mulle väga nagu kasuks tulnud, et kui kuskil laua peal on kommid, meil täna siin ei ole, on ju, aga et siis mind nagu väga ei isuta neid, et
ja kui ma nüüd hiljem nagu olen järgi mõelnud, siis see tegelikult ongi tulnud sellest, et kui ma üks päev jooksin töösärgiga otse naistearsti juurde, kes on siis hormoonidele nagu pühendunud, rääkisin, et ma ei tea, mul on mingi kaaluga mingi värk, see lihtsalt nagu tuleb, nagu oma elustiili puhul ma peaks piitspeenik olema. Ja siis ta nagu vaatas ja soovitas mulle lümfimassaaže, ma ütlesin, et need hoiavad mind elus, et midagi nagu valesti. Ja kui mul on ise treeneriks ka õppinud, siis nagu kõik toitumine ja kõik nagu see on selles mõttes paigas. Ma arvan, pigem minu puhul isegi on see, et ma võib-olla võiks rohkem süüa ja nagu mingid väiksed nüansid, aga need ei tohiks nii palju nagu mõjutada. Ja kuna mul on 2 järjestikust last, siis tegelikult ma võtsin ka lastega hästi palju juurde. 25 ja 35 kilos on päris palju. Mu keha hoidis hästi palju vett kinni, ehk siis mõlema lapsega jäi mul 10 kilo haiglasse. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et 2 last järjest on, et see on tõenäoliselt kehale nagu päris suur koormus. Ja siis see arst nagu kuulas ja siis rääkis, et mul on terve elu aknega probleem olnud, ja siis ta ütles, et tead, ma just tean, mis sul on. Sul on polütsüstilised munasarjad. Ja siis ma olin mingi, ma olen nagu mingi kuulnud. Just üks tuttav rääkis, et ta nagu ei saa lapsi, ja siis ma olin kohe mingi okei, nagu mega tänulik, et ma nagu sellega ei ole probleeme. Ja siis ta ütleski, et sellega ongi siuke 40–80% naistest maadlebki just kehakaalu pärast. Ükskõik, mida sa teed. Mul hiljem tuli välja ka nagu toitumisnõustaja poolt, et mul on siuke asi nagu insuliiniresistentsus tõenäoliselt. Ehk siis need insuliinipiigid mõjuvad mulle nagu väga eriti nagu ohtralt, et see paneb mu keha nagu kuidagi eriti nagu pinge alla. Ja seetõttu ma peangi nagu siis jälgima, et ma pean oma keha häkkima hakkama, et mis järjekorras ma söön, mida ma üldse tohin süüa, et ongi mingid süsivesikud, ma pean väga hoolsalt jälgima, mida ma söön, kuidas ma liigun, mis trenni ma teen, kõik need siuksed asjad ja need ongi nagu väga seotud nende polütsüstilise munasarjadega, mis on tegelikult nagu hästi levinud probleem naiste seas ja üha enam diagnoositakse ka. Ja siis ma mõtlesin ka, et jumal tänatud nagu, et kui ma nagu rase olin, siis ja juurde võtsin, siis nagu emandad olid nagu, et okei, sul on äkki, ma ei tea, rasedusaegne diabeet on ju, et äkki sa ikka sööd liiga palju on ju. Siis ma mõtlesin, et nagu arbuusi söömisest ikkagi nagu 35 kilo vist ei tule nagu niimoodi juurde. Et mul on nagu hea meel, et ma selle nagu sain kuidagi lahendatud, aga tänu sellele tõesti nagu ma tunnen, et õnneks mul ei ole nagu, kuna ma olen pidanud ikkagi terve elu sellega vaeva nägema, siis toitumise puhul on tõesti see, et ma energiat ammutan sealt, et tõenäoliselt ma olen hoidnudki kontrolli all selle tõttu, et ma olen lihtsalt tervislike elustiilidega olnud. Kas sa pärast seda diagnoosi saamist nagu muutsid palju oma elustiilis või kuidas see sul läks? Ja ma olen selles mõttes päris palju, seal ongi see, et näiteks pärast, ütleme, minu hilisem õhtusöök võiks olla 6:30 hommikul. Ma ei tohi näiteks, ma peaks kindlasti sööma väga valgurikast toitu, et minu jaoks nagu puder tekitaski niimoodi, et nagu tunni aja pärast tekkis siuke räige tropp ja mul oli kohe nagu siuke veits paha olla. Ja kui mul on kõht tühi, siis mul mees teab alati, et okei, nii, kus midagi ruttu saaks, sest et mul nagu see langeb nii nagu madalale hästi järsku. Et muidu on see, et mul on kõht tühi, et nii, mis ma süüa saan, mul on nii, okei, mul on nüüd nagu räige error, mul on vaja ruttu midagi süüa. Ehk siis nagu see, et ma tean, et ma ikkagi nagu, et nüüd need tulevad, ma võib-olla nagu teadvustan endale neid rohkem. Ja ma arvan, et ongi jah see, et just need inimesed, kes võib-olla Slimi ka jõuavad ja räägivad enda muredest, et ma olen alati olnud iroonilisel kombel selline inimene, kes on, kui see nagu ei toimi, siis ma leian mingi muu lahenduse või et siis on plaan B või C on ju, aga nagu see on õpetanud, et okei, et nagu kui see on minu keha eripära, vähemalt isegi kui see on mingi aeg või see on nagu mingi aeg hullem, siis ma nagu selles mõttes allun sellele, et okei, ma teen siis nii, nagu sa tahad. Et see ei ole nagu see, et ja üks asi, mida toitumisterapeut mulle veel ütles, oli see, et sul on tubli tüdruku sündroom.
et sul ongi reaalselt, et sa võid ise arvata, et sa oled tubli, sa teed palju, aga su keha ei arva seda, ehk siis sa pead seda nagu maandama, et see on tegelikult ka sellega seotud, et ma ei püsi pudeliski paigal ja selles mõttes mulle meeldib tegutseda, mulle meeldib olla tegus, aga et sa pead ikkagi nagu aru andma, et nagu kehale tuleb ka nagu maandust anda, et seda ma arvan ka, ma olen hakanud rohkem jälgima, et kuidas ma seda saaksin. Aga kuidas sa tasakaalustad kõike seda, et kui sa nii kiiresti panid selle oma ettevõtte püsti ja kõik tervisemured, et kuidas sul selle tasakaalustamisega läks, et oli ka vahepeal selliseid kahtlusi ette tuli ja nii edasi? No me alustasime koroona ajal, natukene enne koroonat ja sinna on jäänud nagu väga palju seikluseid, me oleme saanud vahepeal 2 last järjest ja ütleme kogu see, ma ei tea, kuidas see nagu vahel mõni inimene vaatab kõrvalt, et ma ei tea, kuidas te nagu elus olete. Aga ma arvan, et see on minu niisugune nii-öelda multitaskimine ja selles mõttes heas mõttes, et ega me muidu nagu ei oleks saanud seda toimima. Et eks me ikkagi nagu kogu aeg igal hetkel on omad mingid challenge'id, et ma ei tea, praegu meid on lihtsalt nagu tuleb väga palju töötajaid juurde, siis ma nimetan, et meil on sellised väiksed kasvuvalud, et sa pead jälle mingite uute asjadega arvestama või siis kui koroona tuli, et siis sa nagu järsku oli see, et kõik oli nagu maailm oli tagurpidi, aga ma alati nagu mõtlen, et igas asjas on midagi head ja koroona puhul ka, et meil tegelikult paar nädalat enne koroona algust ütlesid 2 töötajat, et nad lähevad ära ja siis ma mõtlesin, et see on maailma lõpp nagu, aga paari nädala pärast või siis paari päeva pärast tuli koroona ja siis ma mõtlesin, et issand, see oligi see, mille jaoks see nagu nii-öelda hea oli, et ma ei pidanud ühtegi töötajat lahti laskma ise, vaid nad tegid seda ise, et ma alati mõtleme mehega, et me tahaks minna magama hea nagu tujuga selles osas, et me ei ole kellelegi halba teinud, me oleme ausad maksumaksjad, et selles mõttes, et me teame, et me teeme seda südamega ja meil on oma niisugune väike missioon, et selles mõttes nagu ma arvan, et see on kindlasti selline ma ei tea, mis see küsimus oli, aga kuidas sa tasakaalustanud just? Et see tasakaalustamine jah, nagu ma proovin ikkagi nagu leida, struktureerida neid tegemisi, mida ma teen, vahel ongi hästi kiired ajad nii-öelda ühel või teisel rindel, aga siis me ikkagi, kuna meil on selline pereettevõte, siis me mehega ikkagi, see on hästi palju nagu küsitud ka, et kuidas on nagu mehega ettevõtet teha ja me tegelikult alustasime siis, kui ma olin 23, me olime vist maksimum aasta koos olnud ja siis seal küsiti ka, et nagu, kas te olete kindlad, et te tahate seda teha. Ja tegelikult see on täiega lahe olnud, et kindlasti on andnud see meile nagu selle siis pinnase ka laste kasvatamiseks, et me nagu teame, kuidas pingeolukordades hakkama saada, et see ei valmista meile väga probleemi. Nii et ma arvan, et võib-olla see oligi nagu see hea niisugune nagu õppetund, et kuidas seda kohusetunnet ja kõike seda kasvatada ja läbi selle siis tasakaalus hoida teisi asju ka. Aga kui sa vaatad tagasi nüüd sellele ajale, kas oleks midagi, mida sa teeksid teistmoodi täna? Ma just üks päev mõtlesin, et issand, et me oleme nagu praegu väga heas kohas, aga ma arvan, et see on ka nagu, et see turg on jõudnud sinna maale, et räägitaksegi nendest lümfidest, et kui me alustasime, siis kõik olid mingid, mis LPG nagu sihuke, natuke oli nagu sihukest nagu halba maiku nagu teatud asjade pärast. Ja kui me hakkasimegi tegema koostööd sportlastega, kaasasime erinevaid inimesi, siis nagu kõik olid, kui Liis Velsker nagu mingi LPG-s käib, et okei, ma lähen ka siis vaata, et siis on okei minna, et läbi nagu selliste asjade, aga et jah, et see alguses me pidime nagu hullult tõestama ennast ja alguses inimesed arvasid, et me ikka nagu ajame mingit täielikku asja, aga me oleme hästi olnud just nagu teadusliku nagu tausta nii-öelda uuringute põhimõtet, et me ei usku, et kõik, mida me pakume, peab olema nagu kinnitatud uuringutega, kas pärit taastusravit, mis iganes, et me ikkagi mõtlesime midagi tervisevaldkonnas teha, et me tee seda lihtsalt, et teha, vaid seal on ikkagi nagu natukene sügavam mõte ka taga. Aga äkki lõpetuseks ütledki kuulajatele, et kas on midagi, mida sa soovitaksid näiteks teha täna juba, et enda tervist toetada?
see kõlab nii klišeelt, on ju, aga ma arvan, et enda keha tuleks kuulata selles mõttes, et kui sul ikkagi annab mingi tervisehäda või mingisugune, sa tunned, et sul on nagu vahel ma kuulen, et oi, et mul on juba 4 aastat, ma ei tea, pea iga päev valutab või mingi selg valutab, siis ma mõtlen, et kuidas te elate? Nagu okei, mul oli endal ka seotud ühe nagu teise tervisehädaga niimoodi, et mul oli kogu aeg mu nagu magu valutas või kõht valutas. Ja kui ma sellele nagu lahenduse sain, siis ma arvan, et peale seda ma olin nagu nii tegus, et lihtsalt sa nagu saad aru, et appi ma jõuan nii palju või kui sa ei ole väsinud ja sa jõuad nagu kõike teha, et nagu proovida leida lahendus sellele ja aega, et ikkagi leida seda aega iseendale ka ja miks mitte läbi siis meie teenuste. Ja eriti võib-olla siis soovitangi, kui tahadki niisugust millestki alustada, siis näiteks LPG või endosfääri massaaž on ülihea viis anda kehale niisugust restarti ja ma arvan, et see kõik sealt tulebki nagu edasi ka, et kui sul ongi, ma ei tea, mingi mure, siis sa saad sellele võib-olla siis läbi meie spetsialistide siis jutu käigus äkki mingisuguse lahenduse või viisi või nagu teadmise, kuidas edasi minna. Et selles mõttes me alati nagu suuname ka, et kui me näeme, et mingisugune mure kliendil on, et kuhu ta võiks võib-olla, mida ta võiks veel teha või et kui ta on nagu seotud tervisega spetsiifilisemalt, siis nagu me anname selle nagu toe, et kuule, et nagu ja pane see arstiaeg endal kirja või räägi enda perearstiga, et aga nagu uskuda seda sisetunnet, et kui sul ikkagi on midagi nagu mingi mure, siis nagu usu sellesse, et sul tegelikult alateadvus ei valeta, et nagu isegi kui sa saad võib-olla, minul on terve elu olnud ikkagi nagu arstid nii akne kui ka nagu muude, kui siis ka see, et ma võtsin lihtsalt palju juurde raseduse aeg, et ma nagu ise mõtlesin, et ma ei ole ju nagu, ma ju ei ole loll, aga nagu, et siis ma ikkagi läbi nende arstide siis läbi selle viimase arsti siis nagu saingi kinnitust, et ma ei ole tegelikult, nagu ma ei kujuta ette endale, et vahel nagu arstid võib-olla nagu ei näe seda terviklikku pilti, et ma arvan, et seda nagu võiks push ida, et kui sul ikkagi on mingi mure, siis tegele sellega. Aga aitäh tulemast ja aitäh jagamast nii ausalt, ja aitäh ka kuulajatele ja näeme juba järgmises episoodis.